tere, head kuulajad, käes on jaanuarikuu, 6. jaanuar nimelt, Geeniuse digisaade ja siin on selle aasta esimeses saates Glen Pilver, Hans Lõugas, Meelis Väljamäe. Ja me alustame oma saadet esimeste mõtetega, mida uus kalendriaasta meile toob ja mida me tahaksime sellelt aastalt kuulata. Räägime ühtedest klappidest, millest on kostnud nii mõndagi head, võib-olla ka mitte head, mida tahaksime teiega jagada. Ja aasta alguseks vaatame üle oma väikse kirjakasti, kuhu on tulnud teilt palju kirju. Selline saade tuleb. No nii, nüüd on selline kuupäev, kus sobib veel kõigile soovida head uut aastat. Meie ütleme seda kõigile ja oleme mõtetes veel natukene selles ülemineku perioodis, kus üks periood on läbi ja uus on alanud. Ja ega me mõtlesime, et suurt mingit ajakava, mis iga kuu ja nädal uuel aastal juhtuma hakkab, üksipulgi lahti analüüsi tegema ei hakka. Vaid räägime lihtsalt korraks sellest, et me tulime sellest 2024. sellise tundega, et kõik on nagu valmis saanud, telefonid on valmis, midagi seal ei ole, droonid on valmis saanud või vähemalt on suures pildis on väga ägedad, meil on nutikas kodu, meil on elektrist sõidukid, kõik toimib. Kust tuleb järgmine pauk ja mida võiks veel muutuda? Ja siis me jõudsime mõttele, et tegelikult on neid väikseid asju, millest me unistame, mis seal valmis saanud kategooriates ikka on tegemata. Ja ma tahaksin 2025. aasta esimest saadet alustada sellise asjaga. Äärmiselt igav ja üleüldse mitte väga eriline, aga mitu aastat on meil olnud juba käe peal nutikellad. Ma kaevasin pühade ajal välja ühe sahtli põhjast ühe nutikella, mis juhtumisi on Apple Watch. Ja ma mäletan, miks ma sinna panin ta. Ikka kõik need aastad hiljem ei suudeta teha kella, mille aku kestaks normaalselt nädal aega või isegi äkki üle nädala, kui ma just ei taha osta ainult ühe teatud Hiina firma kelli. Milles probleem on? See on Apple, isegi Google'i kellad on sellised. Kas me nagu ei suuda seda probleemi lahendada? Kas 2025. lahendame? No kas see on probleem? Ma küsiks niipidi. Mina arvan, et see on probleem. Paljude jaoks ei ole probleem. Just, et see on, mist illustreerib see väide või see olukord väga hästi seda, et me ei oskagi inimestena üldse ennustada, mida me tahame. Sellepärast, et kui on meil valida, kas peab aku vastu piltlikult öeldes tund aega ja kell on väga tark või kell on väga rumal ja aku peab vastu aasta, siis millegipärast on meie valikud näidanud, et me valime selle esimese variandi. Ja see on ju tegelikult mobiiltelefonidega samamoodi läinud. Me mäletame väga hästi, kui kriteerium, mida me kõik nagu kogu aeg boostisime või võimendasime või tootjad nagu rõhutasid, oli aku vastupidavus. Nädal, 2, veel rohkem ja siis läksid ju telefonid ka muidu järjest väiksemaks kogu aeg. Ja see oli kriteerium. Aga näed, see kadus ära ja nüüd lähevad telefonid järjest suuremaks, me rõõmustame, mida suurem ekraan, seda parem. Ja loomulikult meile ju kõigile meeldiks, kui meie telefon peaks vastu või kell nädala, aga teistpidi nagu näha, keegi ei suuda siis seda teha ja ilmselt ei ole see ka piisav argument. Et küsime siis võib-olla niipidi, et kui täna tuleks Ants sulle müügile või tuleks sulle ukse taha kell, kes ütleks, et ta on Apple Watch ja peab vastu nädala, et kas sa siis maksaksid selle eest oluliselt rohkem? Ja raske küsimus. Kas ma tõesti maksaks oluliselt rohkem? Vist ei maksaks. Aga mis mind ajab nii-öelda kettasse ja mida ma ootan 2025 ära lahendaks on see, et meil on turul kelli, mis on nutikellad ja on peale kellaaja, mõõdavad minu sportlikku liikumist ja annavad mulle igasugu muud infot. Ja mini-nutitelefon minu randme peal ja peavad üle nädala vastu. Aga siis on need suured Android ja iOS, mis nagu ei tee seda, et nagu miks? Ma panen ka oma 2 sõna siia, et tegelikult on siis niimoodi, et minule meeldib ka, kui kella aku kestab kaua või vähemalt nagu mõistlikult kaua, sellepärast olen mina ka kandnud ikkagi päris pikalt vanasti kandsin Garmini kelli, praegu mul hetkel küll ühtegi ei ole, aga olen ostnud ise Garmini kella sellepärast, et ikkagi pidas nagu vähemalt nädala vastu ja samast oli nagu piisavalt tark, et oli nagu selline hea kompromiss siis ühe ja teise vahel. Ja mina olen ka jõudnud järeldusele, et kui ma olen siin erinevaid kelli kasutanud, siis
just nagu Glen ütles, et inimesed eelistavad seda, et kell oleks nagu piisavalt tark ja ei huvita see aku kestvus, siis mina küsikski, et mis on see piisavalt tark, et mina olen kunagi Hanso käest küsinud, mäletan mingi aasta tagasi või nii, et mis on see Apple Watchi funktsioon, mida sul nagu väga vaja on ja mis olen mõelnud samamoodi siin Androidi kasutajana Wear OS-i kellade peale, et jah, okei, mõnikord on äge kasutada Google Keepi ja mõnikord on võib-olla hea kasutada, jätta telefon koju ja kuulata, ma ei tea, audioraamatuid, sama Spotify'd ma saan siis kasutada ka Karmini kella peal ja minna ilma telefonit õue ja ma ei tea, jooksma, eks ole. Aga samas need on nagu asjad, mis ei ole tegelikult minu jaoks olulised ja need asjad, mis on minu jaoks olulised, ma ei tea, sõnumeid saada ja selliseid asju teha, et need kõik töötavad nagu ka nende natuke rumalamate nutikellade peal, eks ole, pole probleemi. Aga teine küsimus on hoopis see, et kui me nagu süveneme sellest, et miks siis need kellad nii vähe vastu peavad, siis tegelikult minule tundub, et praeguseks on selgunud, et põhjus on ainult ühes. Tegelikult vanasti me rääkisime, et hea ekraan võtab palju voolust. Praeguseks on Karmin ja Huawei ja teised meile tõestanud, et AMOLED ekraan võib kesta 2 nädalat, pole küsimust, eks. Küsimus on ikkagi selles, et nii WatchOS on ta vist nüüd, eks ole, ehk siis mis Apple Watchil on ja Wear OS ehk siis Androidi ja iOS-i kellaversioonid on lihtsalt liiga raske, et need on tegelikult telefoni operatsioonisüsteem, mida on üritatud suruda kelladesse ja paratamatult selle jaoks on vaja seal ka võimsamad protsessorid, mis võtab palju voolu. Need Karmin ja Huawei kellad on vähem nutikad, aga samas neil on lihtsam operatsioonisüsteem, mis võtab lihtsalt tarbib vähem energiat ja see ongi see probleem. Hoopis omaette probleem on see, et see ei puuduta niivõrd Apple Watchi, kuigi ka seal on vist ultra kestab, eks ole, 2 korda kauem kui tavaline Apple Watch või midagi sellist. Aga eriti tugevalt on see näha minu arust just Androidi või Wear OS-i maailmas, kus OnePlusi kell näiteks kestab, mina sain testi käigus ikkagi nagu 4 päeva edukalt hakkama. Ja samal ajal Google'i kell, kuigi ta nüüd tuli selle aasta suuremana, kestab ikka 1 päeva. Parandan sind igaks juhuks 2 kestab. Ütleme, sama tarkvara tootja poolt tehtud lahendus ei suudeta teha samasuguse akukestvusega, nagu suudab teha partner, eks ole. Et see on nagu minu arust Google'i poolt eriti nagu selline arusaamatu möödalaskmine ja mida me tahaks uuel aastal võivad suudaksid parandada. Et ma ei saa sellest aru, kuidas nad ei suuda seda teha või ei taha teha, kui omatigi nii Mobvoi ehk TicWatch kui ka OnePlus seda suudavad teha, eks ole. Ja see kompromissina ei ole nagu midagi selles mõttes, et seal ei ole nagu midagi puudu ja selle akukestvuse nimel, eks ole. Et see on nagu arusaamatu ja sellele võiks parandada, aga jah, kui me küsime miks, siis küsimus on see selles, et tarkvara on liiga raske ja nõuab kellalt liiga palju. Eks seal ikka taandub see ka lõpuks iga inimese tõesti personaalsete eelistuste peale väga palju, et kes peab kellast oluliseks seda, toda, 3. ja 4. asja, et tõepoolest, kui ma siin, toon mulle paralleelist Huawei kelladega, et tõepoolest sealt on puudu see maksmise pool ja ta ei ole tõesti nii nutikas, et sa ei saa stiilis öelda talle mingi hei Siri või hei Google ja ärata mind hommikul üles või õhtul ja sa pead kõike seda nagu käsitsi tegema. Praegu mitte ei saa teha, minust praegu peaks saama juba seda asju teha. Aga sa pead mõtlema funktsionaalsuste peale. Mulle tegelikult minu jaoks võib-olla ongi see kategooria, et Meelis küsis hästi, et mida sa tahad kellaga teha, siis miks seda vaja on. Ja ma olen nõus ja seal vastus Meelis, ma arvan, et sulle ka paned täppi sellega, et ta on nii-öelda minitelefon, aga just see ongi, ma tahan kas minitelefoni või andke mulle seiretega kell. Et kui ma mõtlen selle peale, et ma jätan telefoni koju, autos, tuppa, lähen õue ja ma käe peal olev kellaga, mul ei ole seda suurt ekraanipinda või klaviatuuri või midagi, aga ma saan vähemalt häälte või mille iganes teha. Helistan, saadan sõnumit, ütlen, et kuule, pane mu auto sooja. Mida iganes ma saan äppide kaudu teha telefonis, et mu kell on minitelefon. Jah, ma saan aru, et see on nagu tehnoloogiline lahendamatu probleem. See on nagu veidi asi, mis minust on mööda läinud, sest nagu muide ma ütlesin, ma olen olnud pikalt Karmini kella kasutaja ja aeg-ajalt ka siin mõned Androidi kellade testinud neid ja ühelegi neist välja arvatud ühel Samsungil ei ole neist olnud siis LTE ühendust, ehk siis ma ei ole kunagi nagu tundnud puudust sellest, et mul oleks see nii-öelda helistamise võimalus, mis tegelikult ma saan aru, et on hea võimalus, aga minul isiklikult ei ole olnud sellest nagu puudust, et ma lähen ilma telefonita õue ja siis ma tahan saata kellegile SMS-i või saata kellegile, helistada kellegile, eks ole. Kuigi jah, ma olen nõus, et seal on paljud inimeseks oluline omadus, et Karmin siiamaani on vist teinud läbi ajaloo ühe andmisele toega kella ja uusi jälle mitte. Ja see ma saan aru kõigest ja see on loogiline, sest ütleme ka WatchOS-i pluss ongi olnud see, et väga paljud, kes teevad äppi iPhone'i jaoks, teevad kohe ka kella äppi. Et sul on kõigest nii-öelda kloon olemas, sul on see minitelefon sul andme peal.
et pagan, ta võiks siis kesta, nii et ma ei, ja mitte isegi võib-olla vahepeal hakanud tunduma, et see, et kui sa tahad, et ta kestaks hommikust õhtuni, on juba nagu suur asi, et mitte mitu päeva. Ühesõnaga minu kirumine on siin lõppenud, ma saan aru, et see võib-olla kõige lihtsam on nagu korrigeerida oma ootusi siis see asi enam ei häiri, on ju. Ja vaata, sinul on selles mõttes eriti nagu keeruline see, et kuna sa tahad nagu vastukäivaid asju või mõnes mõttes, et sest et see andmeside osa, mis on nagu autonoomne ja kella see SIM-iga võtab veel rohkem voolu, eks ole. Just täpselt, jah. Aga samas ma olen sellega nõus, et miks ei võiks siis kell olla minitelefon ja miks tal ei võiks olla siis kõik need funktsioonid olemas, sest et tegelikult kõik seda oskab teha. Teine asi on muidugi see, et kell võiks ka osata eesti keelt, eks kui ma ütlen, et helista Kadrilist, helistab Kadrile, eks ole, et mitte ma pean hakkama inglise keelest. No siit me räägime sellest, et Siiri võiks ChatGPT-ga paremini sõbraks saada. Aga võib-olla ma olen natuke ajast ees. Tehnoloogilises mõttes ikkagi võiks võib-olla insenerid ka läheneda asjadele, võib-olla siis nagu rohkem veel kastist välja, sest mulle meenub ka omal ajal olid ka sellised kellad, et mida rohkem sa käega vehkisid, seda rohkem aku täis sai, et teistpidi võiks ka vabalt olla siuke kell, mis ütleb, et mine hüppa nüüd 10 minutit ja siis saad jälle 3 tundi rääkida. Karmenil on ju olemas need päiksepaneeliga kellad, mis küll 100% ei aita, kui sa just ei ole pidevalt päikse käes, aga nad aitab päris palju, jah. Aga mulle just tunduks, et selline liikumisele utsitav kell, kes ammutaks energiat minu liikumisest. Ma seda täitsa ostaksin, sest et üks asi on see, et kell ütleb sulle, et mine võimle, aga mõtle, kui äge oleks see, kui kell ütleb, kuule, aga mul läheb pilt eest ära, kui sa nüüd ei võimle. Siin on probleem selles, et erinevalt nendest, kui me eksis Casio kelladest, millest just praegu räägid, või see oli Citizen üks kahest, kes tegi neid liikumise peale töötavaid kelli, siis nende see energiatarve on nii palju väiksem kui praegu nutikelladel, et lihtsalt see liikumine ilmselt annab veel vähem voolu, kui annab päike, mis tähendab seda, et... Jah, kell peaks lihtsalt olema minuga resoluutsem, ütleks, et liigu ja vehi rohkem. No okei, võib-olla me ei lahenda seda täna siin ära. Aga see ikka ei aita sellest, kui sa pead liikuma 3 tundi selleks, et saada 5 minutit tööaega, siis see ei päde, eks? No võib-olla see oli nüüd ekstreemne, nii et igal juhul on see koht, mida võiks natukene panustada. No ma sain hingelt ära, mida ma väga ootan, mida ma ei eelda, et juhtub sel aastal, aga vähemalt ootused ju võiks püsti olla. Kas teil on ka midagi, mis teid ootused on siiski üleval? Ütleme niimoodi, et lihtsalt minu hiljutised kogemused jätkuks sel teemal, kui ma kunagi siin saates olin suhteliselt emotsionaalne, kui ma ei saanud teha omale mobiil-ID-ga smart-ID-d, kui ma õigesti mäletan. Järgmisesse telefoni. Seal on mingisugused sertifikaadid olid aegunud ja kõik muud asjad. Et nüüd siis olin ma olukorras, kus ma siis pidin võtma oma sellise ID-kaardi, millel oleks kehtivad sertifikaadid ja ma olin laisk, ega ma ei kiirustanud seda tegema, sest et üks osa minu õudusunenägudest moodustas asutus nimega Politsei- ja Piirivalveamet, kes väljastab dokumente. Oota, sul oli vaja ID-kaarti uuendada? Mul oli ID-kaarti uuendada, aga see eeldab selle asutuse külastamist ja sinna vabatahtlikult ei taha keegi minna, sest et mul on kogu aeg meeles, et see on jube koht, kus kulub metsikult aega ja on järjekorrad. Aga ma pidin sinna sellepärast minema, et anda sõrmejälgi, sest et enam ilma sõrmejälgideta asja ei saa ajada. Siinkohal tuleb muidugi meie e-riiki tunnustada, et kui sul juhtumisi on riigile sõrmejäljed antud, sa ei pea seda hirmsat asutust külastama. Aga kui seda ei ole tehtud, pead seda tegema. Ja kuna eelmise aasta lõpuga riigilõiv või siis selle aasta algusega igasuguste toimingute eest tõusis mitte mingisugune 2,5%, vaid täpsemalt siis ID-kaardi puhul 20 eurolt 35-le, mis on mitte just kõige vähem, siis otsustasin ka mina, et 30. detsembril tuleb siis minna sinna asutusse ja anda oma sõrmejäljed. Ja ma pean siis ütlema kahjuks, et see oli küll koht, et ma ei tea, kas ma oleks isegi siis rõõmus, kui see lähima 10 aasta jooksul muutuks. Sest et selles asutuses pole viimase 20 või 30 aastaga minu arvates muutunud mitte midagi, sest järjekorrad on täpselt samasugused, ütleme jutumärkides uksest väljas. Ma läksin sisse, loomulikult tuleb tunnustada, et seal on suhteliselt sõbralik daam, kes on katnud paberiga kinni selle automaatse numbri võtmise tabloo. Minust see on juba väga äge. Meil on süsteem, kust on nagu, kui me kõik ju teame väga hästi, et on see puuteekraan, kus me valime järjekorra numbri. Aga selle peal on suur A4 paber, kus oli vist rist või stopp või see ekraan oli kinni kaetud, ära jumala eest seda ise mine näppima. Nii, kõigepealt oli väike järjekord selle ekraanini ja siis tuli rõõmsameelne daam, kes küsis, mida ma tahan.
ja siis minu soovile vastavalt vajutas ta selle ekraani peal nuppu, aga kui ta kuulis, et minu soov on anda sõrmejälgi, siis ta juhatas mind posti taha järjekorda. Ütles, et seal posti tagant on üks järjekord. Ma veel küsisin, et kas ma ikka näen seda järjekorda. Ta arvas, et näed. Ja siis, kui ma läksin posti taha, tõepoolest algas sealt järjekord ja minu nagu esimeseks üllatuseks oli see järjekord umbes saali teise otsa. Noh, ma natuke vandusin, mõtlesin, mis seal ikka. Aga tuli välja, et saali teine ots ei olnud sugugi selle järjekorra lõpp, vaid see järjekord tegi seal saalis lihtsalt ringi. Nii et see järjekord nagu lennujaama turvajärjekordas. Just. Ja see järjekord suubus siis ilma igasuguste numbriteta nende kabiinide juurde. Ja no ühesõnaga ma sõisin seal järjekorras ja mõtlesin heldimusega aegadele, kui Soome viisat tuli taotleda mingisugusest paneelmaja keldrikorruse korterist ja ma seisin ka järjekorras umbes sama palju. Ja kui ma jõudsin nüüd sinna palju oodatud kabiinini, siis mul oli küsimus, et ma hüppasin jõud kabiini sisse ja mõtlesin, ma saan nüüd ära anda sõrmejäljed. Ja siis ütles mulle kohe see robot seal sees, et ma võtaks ära prillid ja asuks ennast pildistama. Mille peale tekkis mul loomulikult kohe teatav vastuseis, sest ma tahtsin anda ainult sõrmejälgi. Mille peale ma tulin kabiinist välja ja üritasin teenindajale öelda, et kas ma saaksin palun anda ainult sõrmejälgi, et mul on piltidega kõik väga hästi. Mille peale teenindaja ütles mulle, et ta ei saa eesti keelest aru. Ja no võib-olla ta oli siis Ukrainast. See on küll asi, mis vajaks nagu, teenindaja peaks oskama eesti keelt igal juhul. Ja ütlesin, et mis me nüüd edasi teeme, et ma olen nagu riigiasutuses, et äkki me kuidagi saame nüüd eesti keeles rääkida. See ei toiminud ja siis ma läksin selle sama esimese daami juurde, kes endiselt seda paberit tõstis ekraani pealt ja ütlesin, et mis nüüd saab, et ma tahaks ruttu anda sõrmejälgi. Mille peale selgus, et ma ei saagi anda ainult sõrmejälgi, kõik algab pildistamisest. No siis on nii, no läksin kuuti tagasi. Seisma siis järgmised 1,5 tundi järjekorras? Ei, see on sama automaat, aga lihtsalt ma mõtlesin, ma nagu skipin selle. Kui sa juba ära läksid selle tädi juurde sealt järjekorrast välja nagu. Keegi võttis su kohe ära, ei võtnud? Siiski jäi minu koht alles, sest see tädi, kes ei osanud eesti keelt, juhatas mind kabiini, mille peal oli silt broneering. Ja kui ma nüüd sinna tagasi läksin, siis tormas sinna kolmas tädi, kes oli jube tige, sest et välja olid ilmunud mingid inimesed, kellel vist oli midagi broneeritud ja nüüd mina töllerdasin seal ees. Igatahes, siis ütles see automaat loomulikult mulle, et ma võtaks ära prillid ja kammiks ennast ja nii edasi. Mis mulle üldse ei meeldinud, sest ma tahtsin olla ID-kaardi peal prillidega, sest ma tavaliselt olen prillidega, et ma päris sellise koolnu näoga ei tahtnud olla. Sest tegelikult sa võid olla ID-kaardi pildi peal prillidega, aga... Alast ei võinud ja mina olen arvanud siiamaani, et ei või ja sellepärast ma olen alati olnud ilma. Kui sa laed ise pildi üles, siis võid. Siis lihtsalt on tingimus see, et prillid ei tohi peegeldada. Mina olen ka teinud ise pilti tehes, ise üles laadides alati ilma prillideta pildid. Ja noh, ühesõnaga, seda loomulikult ei saanud seal teha, aga noh, pilte siis pärast tuleb välja, et saab vahetada. Siis ma lõpuks andsin ära oma sõrmejäljed. Ja ühesõnaga, kogu see kogemus oli nüüd selline, et ma tahaks loota, et selles elus ma ei pea seda asutust enam külastama. Et see on nagu koht, kus me maksame Eesti riigile makse, riigilõivud, kõik tõusevad. Ja seal on ikka sees selline järjekord, mis on nagu suur maduuss, eks ole. Milleks meil on automaat, kui meil on seal veel inimene, kes seda paberit tõstab. See kõik on nagu tragikoomiline, mis seal toimub. Võib-olla on sul õigus, et sa ei pea seda asutust rohkem elus külastama, sest kui su sõrmejäljed vahepeal ei muutu, mis oleks väga kahtlane, ma võin sulle oma öelda. Aga mõtle, sa saad kõike teha e-riigis digitaalselt, kas või öösel kell 4, kui sul on seal üks kokkupuutepunkt ära olnud, et sa tõestad, et see sertifikaadid põhinevad minu päris isikul, mida sa oled nüüd ära teinud seal ja tegelikult ma ei tea, kuidas seda nagu probleemi lahendada saaks peale selle, et tood need lennujaamast need lindikesed, mille vahel see uss lookleb. Et tegelikult ju ei ole teha midagi. Teha võib-olla võiks olla siis nii palju, et kui Eesti riik neid lõive kogub ja sinna töötajaid paigutab, et tõesti, kas siis teha see asutus suuremaks, teha sinna kuidagi hooajaliselt midagi juurde. Aga midagi saaks teha, et viimased 25 aastat oleks toimunud mingigi progress, aga mulje jääb, et seda ei ole toimunud. Ja aga ma lohutan siin Glen sellega, et sul vedas, sest et see läheb kohe veel hullemaks, kuna uuest aastast pannakse kinni Lasnamäe esindus ja kõik need inimesed suunatakse ka sinna Mustamäele. Aga ma tean, mis on lahendustega, et see ei meeldi teile, aga võin öelda, nii nagu lennujaamas, sa võid minna järjekorrast mööda ja minna sinna premium check-in'i, siis sa just Glen mainisid, et ühe kabiini peale silt broneering. Mõtle, kui sa saad osta nüüd nagu mingi äriklassi pileti sinna sõrmejälgede andmisesse, et sa lähed järjekorrast mööda või sul on kell 13.30 on sinu aeg, sa lähed ja sind lastakse sisse, aga sa maksad selle eest, ma ei tea, mitte 35, vaid 70 €. Siin on nagu
see oleks ju halb lahendus, aga minu jaoks on see mõnes mõttes oleks see probleem, sest et kui see oleks nagu erafirma, siis jumala eest, aga kui see on riigifirma, kus on kõik maksumaksjad, siis miks keegi, kellel on rohkem raha, peaks olema nagu riigi ees võrdsem kui mõni teine. See ei ole nagu õiglane. Mõnes riigis oleks ammu erasektorile antud kogu see teenus. Seda küll. Meil anti, eks ole, väljastamine Selverile, nii et aga mina ei teadnud seda, et ID-kaardi jaoks on ka sõrmjälgi vaja, vanasti ainult passile vaja seda. Nüüd on biomeetria, jah. Nüüd on vaja seda kõigile. No, riik tahab kõike teada. Eks selle hala nagu sisu ongi selles, et kuidagi ei saa ka alustada loomulikult neid inimesi, kes seal töötavad, suur kummardus sellele daamile, kes neid numbreid jagab ja seal juures rõõmus on. Teistpidi see daam, kes tuli Ukrainast ja tal on võib-olla kodu õhku lennanud, ei saa ka talle pahaks panna, et ta ei oska eesti keelt. Aga samas on see koht, kus tõesti peaks võib-olla riik korraks vaatama nagu ka nende inimeste poole, kes sinna tulevad, et sest teistpidi, kui mina saan vihaseks või ka keegi teine ja kostitab võib-olla krõbedate sõnadega seda teenindajat, kes ei ole ju milleski süüdi ja on seal all, siis kokkuvõttes on süüdi mingisugune ikkagi ametnik või otsustajate koosolek kuskil üleval. Et selleks võiks midagi teha, et mul ei jääks seda tunnet, et ma praegu siin saates räägin 20 minutit, kuidas minu aasta lõppes riigiasutuses ja ma ei taha sinna enam kunagi tagasi minna. Et see on ju tegelikult ei ole tore, nii et võib-olla siis tahaks loota, et äkki mingisugused otsustajad suudavad midagi otsustada. See ei ole see koht, kus ma ütleks, et teeme sellise lahenduse ja nüüd on kõik rahul. Ma ei vaidle, et see ongi keeruline teha, aga jumal küll, mille eest te neid riigilõive siis tõstate või mille eest kogu seda sektorit me üleval peame, kui see ei tööta, nagu tsiteerides kuulsat sketši, mida te kurat ehitate, kui te ei ehita. Selline punkt siis minu poolt aasta alguseks. Aga see on hea. Kas meil on midagi veel, mida võiks selle aasta paremaks teha või lähme oma saatega? Väga palju asju, mida võiks paremaks teha, kui need ainult meelde tuleks, sest järgmiseks saateks on mul kindlasti võib-olla paremaks tegema kindlasti. Alustame peeglisse vaatamisest. See on ka asi, mida alati annab parandada. Tõsi on, aga kuulge, meil on nii-öelda virtuaalselt siin laual üks teema, mis puudutab kõrvaklappe, mis on olnud nüüd Meelis sinu peas, Glen sinu peas ka või? Meil on 2 väikesed kõrvaklapid, mis on jäänud meil kuidagi eelmise aasta lõpust sahtlisse ja siis võtsime need sahtlist välja. Ühed olid kallimad JBL-id ja teised olid vist odavamad Sonyd. Meelis teab nüüd marke vist kohe nüüd täpselt. Mis need margid on, jah? Pareme ja Sony omad on Sony likult keerulise nimega VFC 510, mis peaksid minu teada olema Sony kõige odavamad kõrvaklapid. Ja nende soovituslik müügihind on 59 €. Tegelikult siin Eesti poodides saab neid ka ikka alla 50 € juba osta praegu. Põnev, mulle alati huvitavad odavad asjad. Väga põnev. Ja nüüd ma tahaks Gleni käest teada, tema kui muusikinimene ja kuldse kõrvaga, et kuidas talle need kõrvaklapid meeldisid. Oota, aga ütle ennem ära ka nende teiste klappide mark, kui juba me markides läks. JBL Tour 3 Prod. Tour 2 me oleme kunagi testinud, nüüd on see järg uue mudeli käes. Aga need ei ole odavad ja need on ikkagi nüüd on mingisugused 200 € kanti äkki või? Parandage mind, kui ma eksin, kas need ei ole JBL-i kõigemad kõrva pandavad nupud või nööbid? Peaksid olema, jah. Wow, et Sony odavaimad ja JBL-i. Ja 300 on nad Euronixis ja mõnes kohas saab neid kuskil 250-300 vahele. Et ikkagi need on väga äärmuslikud tooted, mida me üldse ei taha omavahel võrrelda, nad lihtsalt sattusid enam-vähem ühel ajal. Ja need ei ole omavahel võrreldavad tooted. Aga kui sa Meelis tahtsid sellest Sonyst alustada, ega seal Sonyde puhul ei olegi väga pikalt rääkida, erinevalt võib-olla siis JBL-ist, kus tõesti on meeletud vilesid, kellasid ja muid asju. Sonyd on lihtsalt ühed tavalised nupud, mis ma panen kõrva ja siis kuulan, mis seal toimub. No jah, olles siin viimastel aegadel kuulanud selliseid kallemaid, kuidas öeldakse, kõrvaklappe või nööpe, siis jah, selle raha eest sa saad ikka suhteliselt halva toote, midagi pole öelda. Või tähendab, et mind nagu hämmastaski see, kas see tõesti on rahaliselt nii keeruline teha asja, mis nagu kõlaks hästi. Et kui te mäletate sellist terminit nagu krapp, siis vaat sealt Sony klappidest kostab selline hääl nagu krapist kostis. Aga õnneks on seal olemas ka ikkagi equalizer ja ma avastasin, et kui sa keerad seal, Sonyl on siis äpis see nii-öelda Clear Bass, mis selle nimi. Et kui sa selle eebli põhja keerad ja ka kõrgete, seal oli siis, ma ei mäleta, kas seal oli parameetriliselt kuidagi sagedused ka tähistatud, oli see üle 10 000 hertsi või mingi 16 000, mis iganes see kõige ülemine eebel.
et kui seda ka kergitada üksjagu, siis see heli muide tegelikult muutus täitsa kas just nüüd heaks, aga ikkagi paremaks. Aga jah, kui ma panin siis võrdluseks kõrva kallima hinnaklassi nööpe, siis ilmselgelt ikkagi sinna tasemele ta ei jõudnud. Jah, ma ei taha kuidagi nagu neid maha teha, et võib-olla selle raha eest ei peagi saama midagi sellist, mis maksab 300 €. See, miks ma seda küsisin ja ütlesin, et sa võiks nagu esimesena oma muljet avaldada, on see, et ma tegelikult olin nagu 70% kindel, et sa arvad teistpidi. Ja miks ma seda sellest kindel on see, et minu muideks arvan ka, et need on üsna selles mõttes mitte halvad klapid, aga üsna nagu pettumust valmistama heliga klapid ja ma arvasin, et need sulle võib-olla meeldivad sellepärast, et esiteks meie nägemus, mis on head klapid, on alati olnud väga erinevad, meie kõrvad on väga erinevad. Ja teiseks on see, et need Sony klapid on millegipärast saanud üllatavalt palju positiivseid hinnanguid. Näiteks sellistest väljaanneted nagu What Hi-Fi, kes neile 5 tärni andis ja sobib kõige paremateks odavateks klappideks. Mulle tundub, et lihtsalt sellistel high-end tehnikat testivatel väljaannetel võib-olla ei ole olnud kogemust nagu konkureerivate odavate klappidega, et on kasutanud kalleid klappe, need odavad klapid teevad ka häält. Et ongi, ma olen nõus, et need klapid ei ole mitte üldse halvad, lihtsalt et teised on sama raha eest paremad. Ja mina... See võiks natuke pehmelt öelda, need klapid ikka on halvad. Mina võrdlesin neid tegelikult, mis mul siin ka laua peal on, ma kogusin sahtlist välja ühte klappidega, mida ka sina oled kunagi ammu testinud, need on Jabra Elite 3. Ja ma ka kirjusin artiklis, et Jabraga on võib-olla natukene ebaviisakas neid võrrelda, sest Jabrad olid algselt kallimad klapid, nad tulid müügile 90 või 80 €, mitte 60 nagu Sonyd. Praeguseks nad maksavad enam-vähem sama palju, sinna 50 alla. Lihtsalt Jabrad on 3 aastat vanad ja Sonyd on uued, siis Jabra klapid teevad minu kõrva jaoks, kui ma panen mõlemad nii-öelda neutraalse peale, kui lülitan equalizerid välja, teevad nad minu jaoks meeldivamat häält. Kui ma panen equalizerid tööle, siis Jabral saab seda rohkem reguleerida kui Sony, kuna see algpunkt on juba parem, eks ole. Lisaks on see, et loomulikult odavad klapid kummalgi ei ole aktiivset mürasummutust, aga passiivne mürasummutus on Jabradel ka selgelt parem. Lisaks on parem ka see, kuidas ma saan reguleerida seda, mida need nupud siin külgede peal teevad, et Sonyl on see juhtimine üsna kehv. Aga ja samuti, kui me vaatame siin nagu hiinlastele otsa, siis näiteks need samad Redmi klapid, mida ma siin eelmine aasta testisin, millel on ka aktiivne mürasummutus, millest ma rääkisin, et see tegi LDAC koodekiga mingid imelikke trikkis, ka nende heli oli selgelt parem kui neil Sonydel, eks ole. Lisaks aktiivne mürasummutus. Et turg on nagu hinnaga järele jõudnud ja neid odavaid ja korralik klappe on nii palju, et Sony lihtsalt nagu Sony hinna peal enam liugu lasta ei saa, vaid ta peab tegema midagi paremat. Et kui me võtame näiteks Sony tipptasemel klapid või ka ühed siin spordiklapid, millest ma räägin võib-olla nädala-paari pärast, siis nende heli on ikkagi hoopis teisel tasemel, et siin on selge, et Sony on siin üritanud nagu lihtsalt üle puusa lasta odavate asjadega ja see on neile kätte maksnud. See on muidugi kahju, jah. Aga mind paneb üllatama, et see nagu mõnes teises välismaises väljaandes on neid palju rohkem kiidetud, kui siin mina ja Glenn nagu järeldusele jõudsime. Jah, et nad ikkagi heli mõttes on väga tagasihoidlikud. Nad on sellised, krapp on selline üldistav mõiste, et nad ei mängi eriti basse. Nad on igavad, nad on kuidagi siuksed. Jah, nad ei mängi eriti kõrgeid sagedusi, nad ei mängi eriti basse, pigem kostub sealt sellist 800-900 hertsist nagu kõmin on vale sõna selle kohta öelda, aga niisugune natuke keskmisest suurem makaron on siis vahel kõikidel asjadel, et lihtsalt ja siis selline asi, mida nimetatakse heliväljaks või soundstage või see on ka tegelikult nagu ääretult kitsas, et nad lihtsalt on sellised plassid ja et selle Ecuga saab seda natukene korrigeerida, aga veel kord, et Sonyl on olemas ka palju paremaid ja kallimaid. Ilmselgelt on need juuksed klapid, mida suunatakse inimese elu esimesteks juhtmavadeks klappideks, ilmselt siis mõnele noorele on ju. Kas või see välimus, midagi on sümpaatselt tegelikult selles disainis. Ma ei tea, millised teil olid, aga kogu see ma vaatan toote kodulehelt need pirniroheline ja siuke elesinine hallikas. Igavalt mustad olid, need pirnirohelised nulitavad küll, jah. Samas noorusliku välimustel ägedat on, kuigi seda heli ei tule. Jutusaadeteks on nad ju väga head, et vaata mida inimesed kuulavad, et võib-olla keegi tahabki kuulata podcasti ja raadiot, miks mitte? Hansu jutu kuulates mul tuli meelde, et kunagi me rääkisime, sina vist oma lastel ostsid need J-Labi hästi pisikesed klapid. No J-Labil on super jah, väga hea hinnaga ja
ja sellised väga praktilised. Mina ütleks, et kuigi J-läbid on natuke liiga väiksed ja aku kestab kõvasti vähem, siis ma ütleks, et J-läbid minu kõrval teevad paremat häält kui need Sonyd, nii naljakas kui see ka ei ole. Nii et Sony ikkagi natuke on läinud lati alt läbi. Aga noh, siinkohal siis võtame siis korraks ikkagi ette need teise äärmuse ka, et siin ma alustan siis hoopis niipidi, et kuna võib-olla ma olen natuke pikemalt olnud vahekorras ja Meelis natuke vähem, et kuidas sul oli esmamulje siis nendest JBL-idest? Tead, siin on nüüd, mis on nagu kõige-kõigemad? Siin on nüüd küsimus, see mulje võib-olla jaotub mitmeks, et kui me räägime helist, siis heli oli minu arust okei. Heli saab ka erinevaid moodi reguleerida ja tal on ka olemas LDAC koodek, kuigi ma võrdlesin siis, lülisin sisse välja ja seal juhtub see, et kui sa koodekit vahetad, siis klapid teevad stardi, et sa ei saa kohe nagu kuulata edasi. Siis heli oli okei, aga ta ei ole fantastiline ja ma võrdlesin siin ka siis nende Google'i Pixel Buds 2 Proga ja ma ei oska öelda, kummad mulle rohkem meeldisid, et võib-olla millegipärast mulle meeldisid ikkagi Pixel Budsid rohkem, aga see on nüüd nagu sõltub, aga kui me räägime nüüd omadustest, siis karp on, kuna karbil on peal ekraan, eks ole, siis see karp on suhteliselt suur ja üllatavalt raske, et ta on suurem kui enamus teiste klappide karpidel, JBL on olemas ka väiksema karbiga, väikse ekraaniga klappe. Aga mis sa vaatad sealt ekraanist, sealt tikudoosist? Ma ostan klapid, aga hakkad vaatama ekraani. Näiteks seda, kui palju aku kestab. Samuti ma saan, siin on ka olemas taustapilte, ma saan seda muuta näiteks, väga oluline. Fantastiline. Lühike vastus on see, et selle äpi või selle ekraani, karbi ekraanilt saad sa põhimõtteliselt teha kõike, mida sa teed ka äpiga. Et iseenesest kõik funktsionaalsus, kõik seaded, kõik equalizerid. See, mida ma alustasin saadet, et võiks olla, et ma saan nagu telefoni asemel mingi muu seadmega. Ja tegelikult ma vastan ära küsimusele, miks on seda ekraani vaja, et kas see on kimmik või mõttetu. Enamus asju ma saan teha tegelikult ka klappide enda pealt või kuskilt mujalt. Kus on selle karbi väärtus ja tegelikult see ei ole uus avastus, ma olen ka varem testinud JBL-i teisi karbiga klappe vanemaid ja samamoodi, et kahel juhtumil. Esimene juhtum on see, millest ekraaniga karbiga klappe ja mitte siis lihtsalt karbiga klappe. Just, et ekraaniga klappe, just ekraaniga karbiga klappe. Kaks juhtumit, üks on see, mida me just arutasime, et kui sul on nutikell ja sa lähed sellega õue ja sul ei ole kaasa ja sa tahad muuta equalizerit, siis sa saad seda karbi pealt teha, samal ajal sa ei saa klappida enda pealt teha, kus läppiga telefoni kaasas ei ole. Ja täpselt sama omadus on ka siis, kui sa ühendad need klappi näiteks telekaga ja vaatad telekat ja sa ei saa sinna äppi installida, et muuta equalizerit või näiteks sama ruumilist heli, kui sa tahad seda spatial audiot sisse välja lülitada, siis tavaliselt teleka menüüs sellist varianti ei ole ja klappide ja äpis sa ei saa, kuna teleka läpi pole, siis just kella ja telekaga on see karbi pealt asjade reguleerimine väga hea lahendus, sest mina olen näiteks selline inimene, kellele meeldib muusikat kuulata ühe equalizeri seadega ja podcasti audioraamatut kuulata hoopis teise seadega, nende vahel vahetamine on väga hea, kui sul ei ole äppi. Ja muidugi nüüd siis ikkagi nendest klappidest rääkides peab ka rääkima tõesti sellest kilomeetri pikkustest seadistusvõimalustest, et need, ütleme heli koha pealt ka alguseks paar sõna öelda, Meelis ütles, et heli on hea ja ongi hea, et helis on muidugi basse on palju ja need ei ole üldse mingid halvad bassid, need on need kõige madalamad bassid, nii et kui teda võrrelda nende samade Pixeli Buds 2 Prodega, siis nad mängivad madalat bassi ikkagi grammi võrra rohkem ja ma ikka täitsa julgeks mälu järgi öelda, et see heli oli ikka skaalal üks parimaid, et Bose'i nendest nööpidest tuli ka umbes midagi taolist, kui ma mäletan, et igal juhul heli mõttes mina annaksin küll JBL-ile täitsa peaaegu 10/10 peaaegu, et väga hea, aga samas oli seal selliseid nüansse, mis kasutamise mõttes olid minu jaoks talumatult halvad. Esimene oli see, et kui sa võtad selle nupu sealt karbist välja, siis ta on jälle käes mingisugust äraspidist moodi. Ehk et ma pean teda kuidagi keerama või pöörama, et ma saaks ta kõrva panna. Et no ma ei saa aru disainerit, no mõelge, et inimestel on vasak käsi paneb selle nupu vasakusse kõrva ja vastupidi, et see ei ole kuidagi niimoodi, et ma pean selle kätte võtma ja seal nikerdama. Võt see ajas mind kergelt nagu meeleolukaks. Mind häiris sarnaselt teine asi, mis me klappi panekust, et tal on siis AirPodsi moodi need varred, eks ole, lamedad sellised varred. Ja kui ma panen need klapid karpi, siis see varras ei ole ümmargune,
vaid ta on siuke hästi lame ja see pilu selle varre jaoks karbi sees on väga pisike. Mis tähendab seda, et kuigi siin on magnetid, mis seda veidi tõmbavad, ma pean ikkagi vaatama, kuhu ma selle klapi panen, et ma ei saa nagu pimesi pista, sest et siis ma ei näe, kus see pilu on, eks ole. Et enamust teiste klappidel ma saan panna klapid karpi nii, et ma seda karpi ei vaata, eks ole, aga nendel see ei ole võimalik. Ja siis, kui sa mainisid, et nad on sellise varrelise disainiga, teistpidi on või ühte ja teistpidi on see hea, et neid just käes hoida või kõrva panna iseenesest on tore, aga sellel varrel puudub igasugune varre funktsionaalsus, et kui te teete sinna varre, siis võiks panna sinna ka sellist puute volüümi või helivaljuse muutust, mida seal ei ole. Ja endiselt on see sama probleem, et kui sa siis tahad, sa pead nagu valima seda funktsionaalsust selliste komplektidena, et kas sul on siis nii-öelda see assistendi või see tähendab müra vähendusrežiimide komplekt, edasikerimise komplekt või helivaljuse muutmise komplekt, et sa ei saa nagu 2 nuppkuulerile siis panna 3 komplekti, et sa pead tegema nagu mingisuguse ohverduse, nii et kui sa oled sellise helivaljuse mees või naine, siis sa ei saa võib-olla valida lugusid või valida seda mürasummutusrežiimi, ühesõnaga funktsionaalsuse osas oleks seal küll arenguruum. See on üks minu isiklik kiiks, et ma olen kõrvaklappide suhtes kohati väga valiv just selle juhtimisfunktsionaalsuse suhtes, võib-olla isegi liiga palju ja rohkem kui mõnikord kui helikvaliteedi suhtes. Ja mind väga häirivad asjad, kus on see asi tehtud valesti, kus neid muuta ei saa. Ja need klapid on ühed, kus see on tehtud valesti ja seda muuta ei saa. Ja see häirib mind tohutult. Ja see on selline nagu komplektide nagu olid veel nõukaajal vanaemad räägivad teile Brežnevi pakikesest, vaat seal on samamoodi need asjad on nagu see, et kui sa võtad ühe, saad sa ka teisi, et sa ei saa neid eraldi muuta. Aga tegelikult tahtsin ikkagi ka võib-olla nagu plusside poole pealt tulla, et mina ei ole näinud ennem ühtegi sellist kuuleripaari, millel oleks selline rida igasuguseid seadistusvõimalusi ja omadusi. Ja võib-olla üks huvitavam omadus, mis otsapidi ka haagib sellega, et meilt küsiti ju selle kuuldeaparaadi funktsionaalsuse kohta või et AirPods Prod vist või need Apple'i nupud peaks seda võimaldama, siis tegelikult üllatus, nendel JBL-idel on olemas selline osakond nagu Personal Sound Amplification, mis nagu ongi see, ehk et mis ei ole siis, täpsustame, see ei ole siis see ambient aware ehk nagu lihtsalt helide kuulamine. Ehk kõike neid sa saad loomulikult ise ka heebliga reguleerida tugevuse osas, siis nii mürasummutuse kui siis selle ambient aware'i või müra võimenduse osas. Ja muidugi peab ka ütlema, et aktiivne mürasummutus muide on ka hea. See oli asi, mida ma ei jõudnud põhjalikult testida. Ma seda testisin, see on hea, et ta ei jää kindlasti alla Google'i omadele, teisi mul paremaid võrdluseks sealt praegu võtta. Ta on väga hea, madalaid basse summutab hästi, aga siis see personaalne helivõimendusosakond on veel täiesti omaette lüliti. Ja vaat kui see sisse lülitada, siis tekib ikkagi tõesti selline olukord, et kui see heebel sealt siis nagu lükata vasakult paremale, siis juba ikka see on kummaline, kui sul on normaalne kuulmine, siis põhimõtteliselt on raske liikuda, sest sa kuuled seda, kuidas keegi nahistab võib-olla kätt taskus ja poes käies oli see väga kummaline, sest sa kuuled eranditult kõikide ostukärude erinevaid hääli, mis asuvad ka sinust võib-olla 100 meetri kaugusel või 50 meetri kaugusel, et see ikkagi täiesti toimib kuuldeaparaadina, et sa saad valida siis ka selle balanssi nii-öelda vasaku parema suhtes ja siis heebliga seda tugevust. Aga õnneks või kahjuks mul veel kõrvakuulmine on nagu enam-vähem olemas, et ma ei saanud seda niimoodi nagu päriselt testida, aga siin olid ka paar patsienti, kellel on kuulmine halvem ja ütlesid, et töötab päris üllatavalt. Nii et see ei ole siis mingi meditsiiniseade, aga see on eraldi võimalus võimendada lihtsalt helisid. Ja see on jällegi see kompromiss, nagu oli Sony klappidel aastat 5 või 3 tagasi, et kui ma lülitan sisse selle LDAC või parema kvaliteediga koodeki, siis ma neid asju, mida just rääkisid, teha kasutada ei saa, et lülitaks välja ja see on väga kehv. Aga teine asi, mis siin on, lisaks on siis selline Personify või siis selline kõrvatest, et testivad siis klapid sinu kuulmist ja reguleerivad heli vastavalt sellele. Ja siin on küll nüüd niimoodi, et esimese punkti ma öelda, et see helitest oli väga hea selles mõttes, et ta ikkagi nagu lasi mulle erinevad teistes klappides, mida ma proovinud olen, kus on üritad sama asja teha, aga lasi ikkagi nagu erinevate sagedustega heli, mis läks sellest vaiksemaks, kuni ma ühel hetkel enam ei kuulnud ja siis ma pidin nagu vajutama nuppu või laskma nuppu lahti. Et see test oli nagu väga hästi tehtud, ja ma sain teada seda, mida ma teadsin, et kõrged sagedusi väga hästi ei kuule. Küll on aga see, et
selle tulemus mulle üldse ei meeldinud, ehk siis see testi tulemus oli kokku pannud Equalizer minu jaoks oli väga ebameeldiv, see oli sihuke in your face, väga agressiivne ja võttis sellest helist nagu see emotsiooni ära ja ma lüüdsin selle kohe välja, nii et kuigi ta suutis mu kõrva testida, aga samas see tulemus mulle ei meeldinud. No aga võib-olla see oligi nagu piltlikult öeldes nii, et siin nüüd sa kuulsidki, kuidas kuulevad kõik lapsed ja teismelised oma lemmikräppi. See on mul neist väga kahju. et selles mõttes võib-olla oligi see koht, et meil on ees lihtsalt juba täna sellised udused prillid ja need korraks siis võeti. Ja ei võib-olla tõesti, kuigi kui ma saan udustada prillid asemel endale paremini nägevad prillis, ma oskan seda hinnata, aga seda ma ei osanud hinnata. Ja ma pean tegelikult nõustuma, et ma ka proovisin selle testi ära teha ja pean küll tunnistama, et sain nagu päris hea tulemuse selle testi järgi, aga endiselt see test kippus jah, natuke ebaloomulikult midagi võimeldanud, mul veel kuidagi kummaliselt, ma ei tea, kas siis oli see minu testimise viga või ongi nii, et ta otsustas, et üks minu kõrv on kuidagi teistmoodi karakteristikuga kui teine ja siis ta keerab selle balansi kuidagi pea peale, aga võib-olla nagu öeldud, seda testi peab tegema tõesti väga rahulikult, väga vaiksetes oludes ja see on üsna pikaajaline, et see ei ole nüüd nii, et rauhti 20 sekundiga valmis, aga ma teist korda ei saanud testida, aga iseenesest see on tore omadus ja lisaks nüüd kõikidele nendele asjadele, millest me juba oleme rääkinud, Equalizeri poolt ka mina nagu kiidaks, et JBL-il saad sa Equalizeri osas nagu lahmata või panna neid punkte sinna joone peale, et mulle tundus, et täpselt nii palju kui mahub ja sa saad sikutada täitsa nagu üles-alla detsibellide mõttes neid ka väga kõvasti, et kui sul on nüüd huvi seda soundi kuidagi modifitseerida ja sa saad samamoodi võtta kinni nendest eelseadistatud Equalizeritest ja neid on sul ka tegelikult kohe nagu graafikuna näha, sa võid sealt edasi minna, aga ma pean ütlema, et see helipilt on seal ka ilma igasuguste Equalizeriteta hea, aga mis nagu üllatus oli, võib-olla see ei ole nüüd hea või halb, aga see on ka kummaline natukene, et kõige selline bassisem ja ägedam ja tüsedam ja nii edasi on heli siis, kui sul on sisse lülitatud just nimelt aktiivne mürasummutus. Nii kui sa lülitad mürasummutuse välja, nii on sealt see bassi ots kohe hopsti läinud ja mis on ka kummaline, et mida teistel klappidel niipidi ei ole tehtud, et kui sa nüüd paned sisse just selle ambient aware'i ehk siis nagu selle nii-öelda müra läbilaskvusrežiimi, vaat kas siis ei tule seda bassi otsa. Et paljudel nendel teistel, kellel on ka natuke olnud see sama moment, et kui sa selle aktiivsed režiimid välja lülitad, siis kaovad nagu bassid ära, heli läheb kõhnemaks. Aga kui sa lülitad siis sisse nii selle aware'i kui summutuse, siis on mõlemal juhul olemas bassid. Aga JBL-il on ainult niimoodi, et see kõige parem bassine heli on siis ainult summutusega. Ja kui juba valida siis see tänavamüra või ümbritsevate helide võimendus, vaat siis on ka bassid läinud. Rääkimata siis sellest, et sa selle üldse välja lülitad. Aga võibolla mingi loogika on siin tõesti see, et kui ma kuulen mingit muusikat, mis on hea tümakaga nii-öelda, siis ma võibolla just nimelt kasutangi seda müra summutusrežiimi ja kui ma kuskil tänaval kuulan podcasti, mul ei ole võibolla vajagi seda bassi, nii et ma nagu ei taha öelda, et see kuidagi nüüd kui halb on, aga niisugune kummaline lahendus seal on tehtud. Ja minul tekkis nende klappide kasutamisega kohe soov proovida neid JBL-i poole odavamaid või peaaegu poole odavamaid ekraaniga klappe, et kui suur see vahe võiks olla või kas seal on vahe, mis tegelikult on sellise klassikalisema disainiga, neid on 2 varianti, üks on siis nende samade, aga mitte skandiliste või lapikutavaid ümmarguste mis iganes on, mis AirPodsil on need vartega ja teised on siis sellised klassikalised pisikesed, et võibolla peaks küsima neid ka proovida, et äkki, kui suur see helivahe on või kas üldse helivahe on, eks ole, seda 300 ja 150 on ikkagi päris korralik hinnava erinevus. Ja muidugi omadustest rohkem enam ei räägi, aga sellega see kaugeltki ei lõppenud, sest seal on täitsa, ma nagu vaatasin, et see ei lõppegi ära, kui palju ma saan kõike seal seadistada, mingid helistamise, helinivood, siis on seal eraldi valge need nii-öelda see relax sound, sa saad siis valida, kas mingi lõke pragiseb või tirtsud räägivad sulle metsas või laulavad. Küll aga oli sealt puudu see, mida kui juba te teete nagu sellise režiimi, siis mulle tundus, et oleks võinud ka olla lihtsalt selline ühtlane kohin, tuulemühin või valge müra või midagi. Et kõik need nii-öelda rahustavad režiimid olid kuidagi sellised, et täpselt kas lõkke krabiseb, tirtsud laulavad, oja vuliseb või lained käivad edasi-tagasi. Et mulle nagu tundus, et ma jäin kogu aeg neid kuulama, et sealt justkui oli puudu selline ühtlane kahin või mühin. Aga ühesõnaga eksperimenteerimisruumi on seal metsikult ja kui jätta kõrvale see, et see karp on suur, raske ja kandiline
ja see, et neid tuleb sinna karpi ka panna, nii et nad natuke valet pidi on, siis tegelikult nagu heli ja omaduste mõttes nagu päris äge ja huvitav lahendus oleks nagu minu kokkuvõte. Ja tegelikult siin ongi küsimus selles, millele mina vastut ei saanud, et kas nad on seda 300 eurost või peaaegu 300 eurost hinda väärt võrreldes siin Pixelbuds või Samsungi klappide või mida siin selle raha eest veel saab, eks ole, Sony XM5-d, mis on väga head, maksavad praegu sama palju, AirPods Pro'd maksavad sama palju, eks ole, et noh, kui sul on vaja üks kahest, kas sa tahad tõesti kasutada seda ilma telefonita, sul on vaja seda ekraani. Ka sellisel juhul on JBL olemas need soodsamad mudelid, millel on ka ekraan, nüüd on küsimus selles, kas need on nii palju paremad. See häälevõimenduse pool on ikka täitsa unikaalne. See on nagu tegelikult unikaalne omadus. Kui me rääkisime seda kõrvade testi ja heli equalizeri asja, siis üks asi, mis on olemas ka nendel odavatel Sony klappidel, mis mul tegelikult Sony klappide puhul meeldib, on see nii-öelda pime test, kus sulle antakse 2x5 eelseadistatud equalizeri seadistust ja sa siis kuulamise järgi valid ühe lehe peal endale meeldiva ja siis pärast nagu täppistuuningul teise endale meeldiva ja sulle pannakse nagu sinu maitse järgi see equalizer paika nii, et sa neid heebleid ei näe või ei sega see sagedusala sind, vaid sa kuulmise järgi paned, see on tegelikult äge nagu variant. aga JBL-i puhul mulle meeldis see just, et nagu me rääkisime equalizeri puhul, et tal saab salvestada käsitsi rohkem kui ühe seadistuse, et näiteks Pixelidest saab lasta ainult ühe, eks ole. Ja see on mõnus. No igatahes tundub, et meil on need klapid, millega JBL üritab siis veenda, et sa saad hea asja siis, kui sul on tõesti palju, mida proovida seadistada ja leida oma isiklik konfiguratsioon. No selge, sellised klapiuudised aasta esimeses saates ja lõpetuseks äkki mainime korraks, mida meie kirjakasti on kukkunud kuulajatelt ja jagame võib-olla 3 kirja lühidalt või pikemalt. Esiteks kirjutas meile Aare, kes meie saadet ootab huviga ja ta on väga suur Google Pixeli fänn, kasutab juba 3. Pixeli telefoni ja ta kirjutab küsimusega seoses Pixelbuds Pro 2 klappide kohta, kus ta lõi väga kirja Postimehes olev artikkel, kus oli kirjas, et need Pixelbuds Pro 2 suudavad kuulata ümberkaudseid võõrkeeli ja tõlkida neid sinu jaoks kohe reaalajas sobivasse keelde, sealhulgas eesti keelde. Aare aga ise on siis jäänud nagu sellega jänni ja see on hea võimalus siin korra, Glen, ja sina vist proovisid need tõlkimist rohkem või meeldis sina ka teie kogemust jagada, et kas Postimehe info vastab tõele Aare jaoks? No ei vasta jah, et tegelikult on see tõlkimine selline, et kuidas ma ütlen, klapid ei puutu nagu asjasse, et tegelikult tõlgib ikkagi vana hea, võib lausa öelda tänases kontekstis Google Translate äpp ja sa saad muidugi kasutada neid klappe koos selle äpiga, aga see on ikkagi eksitav väide, et nad tõlgivad reaalajas, et reaalajas muide tõlkis see üks teine äpp, mille me nime ma enam ei mäleta, millest me rääkisime mõned saadet tagasi. Millel olid need Hyundai klapid kompletis. See äpp tõlkiski reaalajas, see viide oli küll seal ikkagi suhteliselt sekundites, et nii reaalse aeg ei olnud, et ta sulle samal ajal päris seda sama juttu tõlkis. Aga jah, Google Translate'i äpp, ma ei olnud seda äppi muide niimoodi ka kasutanud, võtsingi selle Aare jutu peale selle äppi korraks lahti ja ma ütlema, et üllatuslikult, kui me need pikslid välja jätame, see äpp tegelikult telefonis on täitsa äge, ta ei tõlgi küll reaalajas, ta ei räägi samal ajal, kui mina räägin. Aga sa saad seal valida siis sellise režiimi, mille nimi on conversational mode või oli see lihtsalt conversation ehk vestlus. Ja siis on sul võimalik valida 2 keelt ja sul on nagu 2 sellist mikrofoni ikoonikest seal. Ja siis sa nagu valid, kumb keele rääkija sina oled ja siis räägid oma jutu ära. Ja nüüd see jutt peale sinu rääkimist siis kohe automaatselt audiona läheb teise keelde. Ja kui see teine rääkija vajutab nüüd oma mikrofoni nuppu ja räägib oma juttu ära, siis kuuled sina kohe seda juttu jälle enda keeles. Ja sul on võimalik ka see ekraanipilt siis panna nagu nii-öelda tagurpidi ühelt poolt, nii et sa siis selle telefoni näiteks paned lauale ja siis teine inimene näeb oma tekstina ka õiget pidi ja neid ikoonikesi. Ja see töötab ka muidugi koos kõrvaklappidega, nii et loomulikult kui sul on kõrvaklapid, sa saad kuulata ka selle teise inimese juttu, aga seal tekkis minul see probleem, et telefon oli igal juhul ühendatud nagu
klappidega ja ma kuidagi ei õnnestunud mul leida seda võimalust, et kuidas see teine inimene saaks nüüd kuulata sellest samast telefonist, kui telefonist. Ma pidin lugema siis. No tema pidi nagu lugema, aga põhimõtteliselt kui sa ilma kõrvaklappideta kasutasid, oli see väga toimiv ja see oli ka toimiv, kui sa kasutasid kõrvaklappidega ja tahtsid siis teise inimese juttu kuulata. Aga jah, see on ikkagi, ma väidaks, suhteliselt eksitav öelda, et nad pakuvad reaalajas tõlkimist. Ei, et sellist funktsiooni, et samal ajal sina kuuled teises keeles juttu, kui keegi teine räägib sinuga. Vaat seda minul ei õnnestunud sealt välja pigistada ja kui võib-olla keegi on seda õnnestunud selle teha, siis võib meil jälle kirjutada, kuidas see juhtub. Nii et tõlge iseenesest töötab, aga siis mitte päris reaalajas. No võt, see on jälle üks asi, mida ootame siis 2025, et äkki võiks see tulla ka Google'isse. No jah, mis oli ju olemas siis, nagu me juba teada saime ka 2024. Mingis Hiina äpis. Jah, mis võiks seal äpis siis vabalt olla. Ma ei tea, Meelis, äkki sa oskad Telia äpi, Telia TV rakenduse uudiseid jagada viimastest asjastest. Martin kirjutas meile kirja, kus ta küsis küsimuse, mis on meil tegelikult, tuleb regulaarselt seda küsimust meile vähemalt kord aastas, paar korda aastas, et mis saab Samsung TV Telia rakendusest. Martin ise ütleb, et ta komistas ühe Rootsi uudise otsa detsembri algusest, kus on kirjas Telia Play nimelise rakenduse saadavusest, aga see puudutab kõik ainult Rootsit. Ega sa ei tea, Meelis, kas on Eestis uudised selle kohta, et Telia toob rakenduse välja tagasi Samsungi peale? Ei tea, ma küsin seda, anname teada. Ma ütlen kui siia vahele, et mulle praegu meenus, et kas oli aastake tagasi, kui ma tegin telerite testi, et siis ma küsisin seda ka Teliast muide. Ja mina küsisin ka Teliast seda varem, siis kui tuli. Ja vastus oli, et ei tee, on ju Samsung. Ei, vastus oli Samsungi koha pealt, et teeme, aga ei tea millal. Parandan, väga hea, see on väga huvitav. No kui ma nüüd ei eksi. Mina mäletan teistsugust vastust. No me kõik praegu mäletame asju, aga tähendab 2025 võiks üle küsida, kas see, mida Rootsis plaanivad Telia, kas jõuab Eestisse? Ja me küsime selle üle, sest et viimati, kui ma seda küsisin, ma arvan ka oma aasta tagasi, võib-olla rohkem natuke isegi, siis ütles mulle Telia esindaja, et Telia on kunagi teinud Samsungi telefonile läppi või telerite läppi ja kuna Samsungil on väga halb tugi oma partneritele, siis nii-öelda äpi arendajatele, kus erinevad tarkvaruuendustega see äpp läheb katki ja ei taha töötada ja nii edasi ja tingimused on kehvad, siis nemad ei näe võimalust sellesse praegu investeerida, sest et see lihtsalt see kogemus on neile valusalt vastu näppe andnud ja Androidiga asjadele telerite peale on asja teha nagu lihtsam, mõistlikum ja optimaalsem ja kuigi arvestades, et Samsungi telerit kasutavad päris palju inimesed ja teine asi, miks ei võiks, on see, et Go3 näiteks on olemas ju nii Samsungi kui LG teleritel. Lisaks Androidile. Ma just jäingi nagu mõtlema, et tegelikult on täna neid platvorme ju 3, et just. Kui ma nüüd midagi segamini aja oli sellist LG, millel ei ole äppi ja Samsung ja WebOSile ma sain aru, et ei ole ja ei tule. Aga Samsungile mina sain sellest vastusest aru, et ei ole, aga võib-olla tuleb. Aga võib-olla meie segase jutu praegu peale, et teeme asja lihtsamaks, kui keegi meid Teliast meid kuulab praegu, siis saatke meile infot ja me jagame oma kuulajatega edasi. Ma küsin selle üle igal juhul Teliast ka. Ja üks kiri on meil siis veel ühelt kuulajalt, kes kuulas meie jõulueelset saadet 23. detsembrist, kus me rääkisime Eesti Ilm Plus rakendusest. Me rääkisime, kuidas meile meeldib, et seal on radari pilt. Ja siis me rääkisime sellest, et meile ei meeldi, et seal ei ole prognoosi, aga meie tähelepanu juhitakse faktile, et Ilm Plus rakenduses tegelikult me lihtsalt ei oska seda kasutada. Et meie viga, ühesõnaga asi on selles, et kui võtta nüüd Ilm Plus lahti ja seal menüüs on kohe selline eraldi jaotis nagu mudelprognoos, mis teeb täpselt seda, mida me siin väga lootsime, mida me toonases saates kirjeldasime, et ta mitte ei näita ainult möödunud radaripilti, vaid ka siis selle nii-öelda prognoosib tulevikku, kuidas see pilt näeb ja see prognoos on veel päris pikk, et see läheb siis mitmeks päevaks ette, mitte lähemad 30 minutit, vaid praegu saab seda siin nädalaks ette vaadata. Et selles mõttes on see kuulajakiri õige, me ei osanud seda vaadata, me vaatasime valest kohast, me oleks pidanud läbi käima, enne kui me seda siin infot jagame. Võib-olla enesekaitseks ma ütleks ise lihtsalt seda, ma ei tea, kuidas sina, Glenn, kommenteerid, aga asi ei olegi
selles, et kas iga funktsionaalsus on alati olemas, aga näiteks mina võrdlesin Forekaga, sina võrdlesid Ventuskaiga, et miks mitte panna 2 funktsionaalsust kokku, et ma ajateedel saan näha seda möödunud radaripilti, mis automaatselt siis läheks edasi üle selleks mudelprognoosiks, siis jääks ära inimesi, kes mõtlevad, et seal äpis ei ole seda prognoosi, kuigi tegelikult on. Loomulikult, ega siin see ongi see vana hea koht, et kui äpi arendaja jääb nagu oma mulli kinni, siis ta teab väga hästi, et menüüst tuleb valida kas A, radaripildid, B või mudelprognoos. Aga kui uudis oli selle kohta, täpsustame, et miks me sellest üldse rääkisime, uudis oli sellest, et Ilm Plus äpis on nüüd radaripildid, siis loogiline on see, et selline juhm kasutaja, nagu meie siin oleme, võtab kohe lahti sektsiooni radaripildid ja hakkabki möllama ja kui ta ei näe sealt seda tulevikku, siis ta kaugemale enam ei lähe ja räägib kõikidele oma sõpradele, kuidas radaripildid ei näita ennustust ja ta iialgi ei tee lahti jaotust mudelprognoos. Et ärge ülehinnake tarbijad, äpi arendajad. Tarbijad on suhteliselt rumalad ja kui nad ei saa kohe sealt jaotusest seda kätte, siis nad valivad Ventuskai. Ja meil selles kirjas ka mainiti, et Ventuskai pidi olema poole halvem või oli see vastupidi. Mina ei oska nagu seda mõõdupuud võtta, aga kui ma need 2 äppi kõrvuti panen, siis ma ütlen sellise juhmi kasutaja vaatest, Ventuskai ei ole halvem, vastupidi. Et ta on loogilisem, ta on kasutatavam kohe ilma igasuguste menüüvalikuteta. Nii et kuulake, mida sellised rumalad massid ütlevad. Ma ei taha suugi öelda, et see äpp oleks halb, aga seal on arenguruumi. Mina nägin praegu siin äpis esimest korda sektsiooni, mis on hästi peidus nimega mudelprognoos ja ma ütleks, et see nimetus on selline, et see tundub minu jaoks nii keeruline ja hoomamatu, et ma ei saa aru, mida see tähendab. Sellega, et ma ei viitsi seda vajutada. Sa ei ole ilma inimene lihtsalt. Just, ma ei ole ilma inimene. Kui sa tunned huvi ilma vastu tavalise inimesena ja üks äpp teeb sinu jaoks töö ära 10 sekundiga ja teises sa käid läbi menüüsid, siis on aru saada, et see esimene äpp on parem. Olgu ta Ventuskai või menüü. Aga see kuulajakiri on väga informatiivne muidu ja öeldakse veel ka seda, et Harku ilmaradar tõesti ei kata kogu Eestit ja tegelikult see radaripilt ju võiks olla veel täpsem eri Eesti nurkades ja selleks on vaja Eestis tegelikult kokku 4 radarit, mis siis iga nurga alt seda ilma mõõdaks. Aga kahjuks siin juhitakse tähelepanu ühele väga asjakohasele probleemile. Eesti inimesed on sellise mentaliteediga tihti, et palun ainult mitte minu taga ajada ei midagi. Tõesti, kes teab, siis Saaremaal olid väga naljakad lood, kuidas Saaremaa vald ei lubanud püstitada radarit. Kardetakse paljusid asju. Ja mis iganes see asi on, olgu kinnisvara väärtuse langus on kõige parem probleem, aga nagu meenub see aeg, kui hakati 5G maste püstitama ja inimesed olid vastu, et see kiiritus rikub meie tervise, et te panite 5G masti siin ja me oleme kõik haiged. Ja siis ütles operaator, et me ei ole veel vooluga ühendanudki seda. Et tegelikult see ei ole faktidega pistmist. Muideks on ka praegu probleemiks, et operatoritel on, kõigil 3 operaatoril on väga suuri probleeme saamaks maad, et paigutada uusi maste. Ja muidugi siis äpi kasutuse või selle kasutajaliidese kohta kindlasti võiks arendajad vaadata seda võib-olla natuke kaugema pilguga, sest et midagi pole öelda, võib-olla kui teile endale tundub, et Ilm Plus äpp on väga äge ja poole parem konkurentidest, siis võib see olla lihtsalt sellest, et te olete sinna liiga kaua kinni jäänud, et niimoodi kaugelt tulles ja vaadatuna ma ütleks, et kas või esimene asi, mis ma näen ja on ka sealt puudu, võib-olla äpi arendajad vaidlevad mulle vastu, ütlevad, seda pole vajagi, on selline mõnus ajatelg, mida sa saad kellaajaliselt rullida siin ekraani all ja sa näed täpselt prognoosi, aega ja kella. Ma võtan Ilm Plus äpi lahti, mul on siin ainult nooled, millega lihtsalt seda numbrit siis kerida, mitte sellist rullitavat asja, nii et ei hakkagi rohkem detailidesse minema, et igal juhul tuleks siis arvestada tavaliste inimeste, kes ei ole ilmafännid, nende eelistustega ja terminitega samamoodi, et tõesti võib-olla mudelprognoos ei ole päris see sõna, mida peaks siis kasutama ilmaennustuses inimestele, kes tahavad lihtsalt vaadata, kas sajab. Isegi kui see on võib-olla sünoptiliselt täpne või teaduslik. Just, ta on sünoptiliselt kahtlemata täpne. Kuulge, aga selline oli meie saade, mulle tundub, meie aasta esimene saade on selja taga ja see oli juba tore. Ma olen kindel, et järgmised saated tulevad aina paremad või vähemalt sama head. Ja kindlasti siin on ka teie abi väga suur, head kuulajad, saatke meile kirju aadressile digisaade@geenius.ee, kuulake ka teisi Geeniuse podcaste mängu teemal ja auto teemal. Ja üheskoos teeme sellest põneva aasta.
aitäh kuulamast, järgmise nädalani.